Tere, mina olen Riina Vibo ja olen loonud seljakooli selleks, et kroonilise ja sagedase seljavaluga inimesed ei peaks kubama pimeduses ja otsima väljapääsu ning kannatama elu seljavaluga. Selles lühikeses videos räägingi sulle, millised on seljakooli pakutavad võimalused, et sa saaksid elada vähema valuga. Kõigepealt natukene minust. Nagu ma ütlesin, minu nimi on Riina Vibo, töötan Tartu Ülikooli kliinikumis neuroloogina ja Tartu Ülikoolis teadurina. Ja mul on isiklik kogemus pikaajalise seljavaluga, mis tänaseks on suurem osa ajast möödas. Sa näed siin all sellist väikest QR-koodi, mida skännides saad avada minu natukene pikema mõtiskluse oma seljavalu teemal ja natukene ka sellel teemal, miks ma olen otsustanud seljakooli teha. On väga oluline öelda, et seljavalu tegelikult ei ole neuroloogiline probleem. Nii et see, et ma olen neuroloog, ei peaks andma signaali, et seljavaluga inimesed peaksid sel puhul neuroloogile pöörduma. Küll aga on olnud see Eestis pikk traditsioon ja mina olen tänu sellele saanud palju kogemust, aga see tegelikult igapäevaelus siis ei kuulu neuroloogi töö alla. Ja nii minu arstikogemus kui ka isiklik kogemus kokku on mind siis pannud sellele teele, et ma olen otsustanud aidata ka teisi, et nad saaksid elada sama hästi kui mina, hoolimata sellest, et võib-olla mingil eluperioodil on olnud väga oluline seljavalu. Seljakoolil on järjest rohkem erinevaid võimalusi, kuidas sa saaksid abi. Ma korraldan veebikursuseid ja sellel sügisel tuleb ka siis esimest korda üks kontaktkursus, mis esialgu on Tartus. Ja veebikursused tegelikult on jõukohased kõigile, ka see kontaktkursus, et sa ei pea muretsema, et sul on vaja mingit erilist ettevalmistust. Sa tegelikult vajad veebikursuse läbimiseks ainult internetti, põhimõtteliselt arvutit, kuigi seda saab ka suurepäraselt teha telefoni vahendusel. Ma nõustan ka videoteel personaalselt. Arstina töötan iga päev ülikooli kliinikumis, aga nagu ma ütlesin, siis seljavalu neuroloogi valdkonda ei kuulu. Aga tegelikult saab ka veebikonsultatsiooni teel anda päris hästi nõu, aga oluline, et sa teaksid, et see ei ole nüüd meditsiiniline abi ja see ei ole kuidagi nagu arstlik nõuanne, vaid ma kuulan ära sinu seljavalu olemuse ja luban, et leian sulle alguseks kohe vähemalt 3 võimalust, kuidas sa saaksid hakata oma valu vähendama. Korraldan aeg-ajalt ka väljakutseid, et tutvustada, mida siis seljakool teeb. Kindlasti suur roll on siin tervislike eluviise toetaval informatsioonil, sest ma leian, et selline üldine hea tervis on väga suureks aluseks sellele, et meie selg ja võib-olla ka teised liigesed ei valutaks ja me tunneksime ennast hästi. Ja ma loodan, et selle seljakooliga ma pakun ka inspiratsiooni ja motivatsiooni inimestele endaga tegeleda, et tegelikult elukvaliteet oleks siis järjest parem. Ja võime ju küsida, et kas see krooniline, mittespetsiifiline seljavalu on üldse meditsiiniline probleem. Sest tegelikult on nii, et kui inimene seljavaluga läheb arstile, siis väga sageli tehakse seljast pilti ja pildi peal leitakse erinevaid muutusi, mida meile vanusega sinna koguneb. Ja tegelikult hakatakse süüdistama neid samu muutusi sageli seljavalus ja see ei pea alati olema üldse nii. See võib olla täiesti väärinformatsioon ja teisalt, isegi kui ta ei ole väärinformatsioon, siis see ei tähenda, et see selg peab jääma valutama. Aga meditsiinisüsteemil ei ole siin väga palju inimesele anda, sest see ei ole konkreetne raviprotsess alati. Ja see kipubki piirduma sellega, et inimene suunatakse füsioterapeudi juurde, mis kindlasti on väga hea ja vajalik, aga kuna inimesel jääb ülejäänud teadmine sellest seljavalust saamata, siis tegelikult tema järjepidevus enamasti katkeb ja ta ei jõua selle valuvabaduse perioodini.
Uuringud näitavad tegelikult, et 99% inimestest kannatab mittespetsiifilise seljavalu all ja vaid 1% inimestest on seal taga selline tõsisem, kas reumatoloogiline haigus või siis ka muu liigeshaigus. Ja tegelikult see tumedam sõõr siin pildil näitabki seda 99%, kes tegelikult võiksid saada ka valust täiesti lahti. Ja see on ka üks põhjus, miks ma olen selle seljakooli teinud ja loomulikult ka see, et seljavalu on hästi levinud probleem. Ja ma leian, et inimene üksi ei pruugi jõuda tulemuseni. Ja sellepärast ma arvangi, et ta vajab teadmisi, ta vajab tuge ja ta vajab seda, et ta hakkaks tegutsema õiges suunas. Ja seda kõike püüabki seljakool anda.